Kui sul on hammas puudu, siis tänapäeval on põhimõtteliselt võimalik uus hammas asemele kruvida. Kui sa aga kruvi endale ei taha, siis on võimalik teha sild. Sild on selline protees, kus kõrvalhammastest lihvitakse kiht maha. Niimoodi. Ja tehakse selline ühes tükis hammaste rivi, mis läheb kõrvalhammaste külge ja asendab siis seda puudu olevat hammast. Teine variant on siis see implantaat, mis on väike kruvi. See läheb lõualuu sisse, igeme alla. Ja sinna peale on võimalik teha kas silla, krooni või siis mõne muu proteesi, olenevalt sellest, mitu hammast puudu on. Kui on puudu üks hammas, siis kruvitakse implantaadi külge kroon. Kui on puudu mitu hammast järjest, siis saab teha silla. Need on siis püsivalt implantaatide küljes kinni. Neid ära võtma ei pea, need toimivad nagu oma hambad, nendega võib kõike süüa ja neid hooldatakse ka samamoodi nagu oma hambaid. Kui on puudu lõualuust kõik hambad, siis on võimalik teha ka sild, aga samas saab teha ka plastmassproteesi, mis kinnitatakse implantaatide külge trukkidega. See käib küll suust ära, kuid püsib söömise ajal kindlalt suus. On levinud arvamus, et implantaat on igavene, aga seda ta ei ole. Implantaat võib murduda või sinna ümber võib tekkida igeme põletik, mis sööb sealt ümbert luu ära. Lõpuks on võimalik ka implantaadist ilma jääda. Siiski on implantaat tänapäeval parim lahendus puudu olevate hammaste asendamiseks. Ma loodan, et sul ühtegi hammast puudu ei ole, aga kui on, siis oled nüüd valikutest teadlikum ja jäta meile like ja hakka meie kanalit jälgima, sest tulekul on veel hambateemalisi videoid.